Oleme kogunenud siia Arendsburgi päikeseterrassile, mis tänasel päeval on tõesti väga päikeseline ja ooperipäevaliste ootused selle nädala suhtes on kindlasti väga kõrged. Et kui rääkida nüüd Ukraina rahvusooperist, siis üldse nendest ooperipäevadest, siis millist etendust te ise võib-olla kõige rohkem ootate? No saate aru, ma ei ole väga kursis Ukraina praeguse hetke muusikaliste tulemitega, kuid ma olen omal ajal käinud päris palju Ukrainas esinemas, juhatamas kontserte, ka tolle Eesti kultuuridekaade Kiievis ja hiljem ka neid sama kultuuridekaate Tallinnas. Kuid on teada, et kultuurivallas on Ukrainal väga palju, kust meiegi võiksime õppida, sest nende vokaalkunst, eriti laulukunst, on toonud Ukrainale palju au. Ja nende hääled on lihtsalt fantastilised. No, paljud Ukraina lauljad on jõudnud elus väga kaugele, ka kõige kuulsamate metropolidi lavadele. Ja ma olen täiesti veendunud, et meil on rõõm kuulata siin suurepäraseid hääli. Mind muidugi huvitab väga, kuidas moodi nad näitavad ennast nüüd klassikalises muusikas, aga ka miks mitte nende oma rahva muusika šedöövriga. Nii et väga põnev ja väga mitmekesine repertuaar. Ja Saaremaale jääte nädala lõpuni või veel kauemakski? Ei, ma jään nädala lõpuni, siis ma tahan üle kolida Hiiumaale, sest et ma olen ju ka omal ajal olnud ise hakanud hiidlane ja olnud seal, veetnud seal 22 suve. Nüüd ma olen ju hakanud vahetama neid kahte saart külastades, kas mitte nii palju esinemas, kui just nautimas nende saarte iludest. Ja ma olen ikkagi olnud selle Saaremaa ooperipäevade algust aastatest peale, õigemini siis, kui ta oli juba vaibumas ja siis me tulime Jüri Leitiniga siia elustamaks neid ooperipäevi ja nagu näete, see on kõik hästi käima läinud, nii et mul on ainult hea meel. Naudin sellest, et ma saan olla siin Kuressaare kesklinnas, aga samaaegselt ma saan külastada kõiki oma Saaremaal elavaid sõpru ja sõidan päris palju ka siin mööda Saaremaad ringi. Rääkisime etteruttavalt ka järgmisest aastast Itaalia ooperist, et kui palju te oma dirigendi töös olete itaallastega üldse kokku puutunud? Ütleksin küllaltki palju, sest et olen ma juhatanud ka Itaalias ja väga mitmes linnas ja ma väga suure huviga tahan just tulla ka järgmine aasta siia, sest et tegemist on ühe hoopis omapärase teatriga. See on kõigepealt, et see on Itaaliast, ta on erateater, see ei ole La Scala, see ei ole mingisugune Rooma teater, aga see teater asub ka ikkagi Milanos ja saate aru, ega ükski viiuli ei mängi ilma viiulimängijata ja näha ja kuulda need etendused, ma kindlasti olen järgmisel aastal uuesti siin.